Käib Patreoni video või memberite video, heal lapsel mitu nime, aga tänasel päeval imekombel see video läheb kõigile maailmas laiali YouTube'i. Näitame teile, mis asi see on ja äkki keegi tahab meie Patreoni ja memberitega liituda ja siis te saate neljapäevane video, mis on lukus, nüüd on näha kõigile, näete, mis siin on. See on tavaliselt one take, siin ei ole katte, räägime olukorrast, mis toimub. Üldiselt me oleme garaažis, aga mingitel hetkedel oleme kuskilgi väljas ka, et on otse Soomest tulnud, Lätist, Leedust ja nii edasi. Autoremont on käsil, luuk katki, vastu seina sõidetud mitu korda, Karel ei oska nendest seinadest seast eemal hoida ja ühtepidi on see hea commitment ja siuke julge sõitmine, teisipidi rõve lappimine. Seda luugi hingesid on nüüd siin liimitud ja monditud ja nüüd pandi tugevdustalad siia sisse ja siis need mummud lähevad ka katki, mis praegu ei saa tõsta. Segan neid tähtsad töömehi. Aga auto hooldus käib siis, viimane kord juba veel kord rääkisime, et ma sõitsin sellele ühele natuke otsa seal, et siin on need jäljed, ratas lendas alt ära, Bashbari sai ka keevitatud juba, siia on pandud vahetükk vahele, siis vahepeal on kulda saanud auto, et oleks intake'i temp võib-olla 2 kraadi madalam. Ja siis taustal näete veel igasugused asju, vaata see tulebki niimoodi otse, et te olete nagu tänapäevas, te teate kohe see nädal, mis toimub, on ju. Ja siis tulevad tuleviku videod, projektid ootavad siin. Et see on üks väga lihtne see putukas, Smart meil on ju. Ja Smart nagu ei tahtnud enam minna käima mitmeid kordi. Ja nüüd ta on siin siis. Aga võt, nüüd tiisin natuke ja ma ei ütle, mis viga on, miks me pidime selle mootori eemaldama siit, kui keeruline see on ja nii edasi. Peate ootama tuleviku videot. Aga sellisel kujul ta on ja nüüd ta ootab paari tükki, et saaks siis loodetavasti ta juba homme kokku panna ja minna sõitma. Ja ega siin, vaata, kui nagu vahepeal on igav, ei juhtu mitte midagi garaažis, nagu et ei saa öelda, et igav on, tegelikult meil oli see maraton 3 nädalat siin. Need Karl on autos. Aga me tegime ühe asja veel ära, mis videodesse vist ei jõuagi, aga ta läheb Patreonisse jõuab. Me parandisime auto kaalujaotust, me võtsime tulekustuti Kareli selja tagant ära sealt, istme tagant ja panime selle sinna ette kõrvalistu jalgade juurde. Et me kaalusime autot ka, me oleme mitu korda autot kaalunud siin, et saada kaalujaotuse mõistes veel ideaalsemaks. Et ta oli natuke, ta on loogiline, ta ongi ühelt poolt raskem, kuna paks läheb, istub sinna 100 kilo. Võib-olla natuke vähem, oleneb päevast. Siis keerad küll neid amorte igat pidi, aga ikkagi natukene on see pool tühi, sellepärast siin pole kõrvalistu istet ja kõiki asju ka. Nii, et see asi ka, ilmselt see videosse ei jõua, see käis tšuk-tšak mööda minnes. Siis meil on see psoti mees. Mine näita välja laskma. Tule räägi ise oma avastusi. Ma näitan ka poti ja küsin sinu käest, miks sa nii tegid? Mees siia demandib oma kullakallikest, on ju. Ja nüüd on siin, et mis siin all on, siis ühte nukku illi pooli. Ühte pooli. Ja sellega autoga ka tegelikult pikem saaga on, vaata nüüd tagantjärgi tarkus, vaata oleks teaks, võib-olla oleks teinudki Semsioti eraldi peemimeestele diisli erive. Oleks saanud. Anomaalia, mida ajas Karl siis pikalt taga. Pihustid käisid stendis, üks oli vist siis natuke hädine. Üks oli hädine, siis ma teadsin, et turbolekib õli. Turbolekib õli, turbo vahetasid ära, pihustid käisid stendis, üks oli hädaline. Siis vahetas turbo ära. Nii, turbo näed seal, uus Nissansi turbo. Ja siis ta oli ikka natuke, käima läks halvasti, mis see probleem oligi? Läkski käima läks halvasti, ega ülejäänud ei olnudki probleem. Sõitis nagu okei. Sõitis okeilt, jõud oli, natuke oli kahtlane. Aga käima läks kuidagi nagu mingi pütt oleks kind of äralt ära või natukene või? Ta tegi seda, siitast läks käima läks siis käis. Ja siis ta vahetas 2 pihustit ka ära veel enne. Ja siis hakkasime põhimõtteliselt, ta tegi ka siukest huvitavat häält külma mootoriga, nagu mingi tsut, nagu see pihusti leegis ei lekiks, aga kuigi ju pihustit käis maha. Ei lekkinud. Ja siis oli see, et vaatame nookurid, äkki üks nookuri töötaja. Teil oli Magnusega idee, on ju? Ja, vastab ka põhimõtteliselt tööle, jah. Nii, ja siis tuli välja, et nukka... Miks? Kui nagu näitab teist juhul ka. Tegelikult peaks olema paralleelsed nukatõusud.
aga teisel silindril on nihkes need. Kas see on mingi BMW tüüpi ka või, mina ei tea? No ma ei tea otseselt, kas on, aga kuna need ei ole täis nukad, need on press fititud juba siia peale, et weight reduction, kuna uuemad mootorid on samasuguste asjadega, siis ma eeldan, et selliseid muresid on tegelikult. Ehk siis, kas hüdrotõukur on kinni jäänud või klapi ajami liikumisega mingi takistus olnud niimoodi, et ta on löönud siis ühe tõusu paigast ära, aga tal on ju 4 klappi silindri kohta, ehk siis teised justkui töötasid, aga üks silinder siis oli kuidagi valel hetkel lavati sulgeti asja. Samas, nagu ma ütlen, auto käis nagu siid. Käis. Aga huvitav näha nüüd, kas nüüd käib veel paremini kui siid või? No, peaks käima, Oota. Nii, läheb edasi. Vrakk vedeleb, ootab oma aega. Aga vrakki kõrval on terve hunnik mörtsi, tuli käib sealt nii kaugelt põlema, ma ei viitsi minna panna põlema. Aga põhimõtteliselt te saate tellida juba uut mörtsi, kodulehel on olemas. Kurat, see läheb ju nüüd avalikult üles, ma ütlesin, meil Patreonid ongi tavaliselt see testgrupp ju, aga nüüd hakkavad kõik tellima või? Tellige ühe kaupa vaikselt, äkki läheb midagi katki. Tähendab, tegelikult on niimoodi, et mingid tooted on olemas, mingid käpid, mütsid, mingid suurused, mingid disainid ja midagi ei ole, läheb tellimusse, võib minna 10 päeva, vaatame, kui nüüd tellimusi väga palju tuleb, siis paneme need. Siis ma pean järel tellima ühest kohast neid välismaalt juurde. Yes. Uut kulda. Seda ma näitasin ju. Marnist rääkida? Mardi muredest. Jaa, aga ma kõik ära ei räägi. Kõik ei räägi ära. Nii, oota, BMW-st rääkisime nii. Stange, see video tuleb nüüd. Sellel Pikernieki video tuleb nüüd selle nädalavahetusel. See Stange käis niimoodi kõhu alla. Et ta oli seal kõhu all kadunud ja ma sõitsin niimoodi sellega. Raja peal boksis on mingi 500 meetrit kindlasti. Karel pani esimeses kurvis, pani ühe autoga kokku, tuli nurga tagant välja, ma olin püüni peal, vaatasin, esistange on kadunud ja värki. Ma veel tükk aega ootasin, kas ikka tuleb välja või pani seina vaata. Esistange kadunud ja värki ja siis pärast lähen boksi ja siis kutidus teie esistange oli tegelikult kaasas Kareliga, see oli lihtsalt põhi all, seda ei olnud näha. Et see videos on mingi klipp ka vist, ma praegu ei hakka seda siia lisavärki editima juurde, aga jah, niisugused värgid on. Ja siis üldse rääkides veel nüüd tulevikus, siis me Kulbilohu trennile on hea reklaam jälle kõigile avaliselt. No vahet ei ole, tulge vaatama, siis pühapäeval on. No vahet ei ole. Aga see vaata läheb rohkem inimestele kui nüüd. Mis seal halba on? Ja vaba treeningud on. Ja vaba treening on. Tulge kõik vaatama, Olav Sallu vaatab mingi, et miks mingi 1000 inimest vaatab. Kust nad tulid kõik, kus nad teadsid? Ärge öelge siis. Sallu näeb ka seda videot. No jah, kui ta vaatab. Vaata nii raske on niimoodi, kui sa niimoodi teed vahepeal siin mingit pulli. Aga liituge Patreoniga, näete, te saate nii palju siseinfot ja tegelikult oleneb, mis leveliga te liitute. Te saate ka WhatsAppi gruppidesse level 2 ja 3, kus tulevadki võistlusvideod. Tanel põhimõtteliselt spotterina iga sõit-run filmib, see läheb level 3 ja mina vaatan ka neid videosid ja õpin siis selles mõttes, saate informatsiooni, kvalifikatsiooni tulemused. Ja siis see level 2 on niisugune möla on seal on nagu Jäpe-Jope on selle chati see punn. Omastanud, aga no me ikkagi üritame ka vahe oma teemasid ajada ja üks mees teeb süüa veel kogu aeg seal ja selles mõttes, et nagu pull, oma nagu community. Just. Aga pühapäeval on siis tõesti pro-klassi treenid, vaba treeningud kella 3 vist, et me peaks teoreetiliselt, kui kõik hästi läheb, oleme ka kohal, testime autot siis ja paneme ülekandeid paika. Enne seda laupäeval me oleme ühel off-roadi raja paika panemisel ja see off-roadi sõit toimub ka siis kunagi tulevikus nad panevad nii-öelda rada hakkavad paika panema erinevate autodega ja siis me oleme ka vaatame, kuidas see off-roadi värk käib. Tead, mis ürituse nimi on ka? Kui poriseks saab. Mingi suur suvesõit, off-roadi sõit või mingi värk on. Mina off-roadi värkist, ma ei tea nende ürituse nimesid. Ma peaks teadma, aga ma ei tea. Ja mõtlesin, saad reklaami teha, aga sa teed nagu nii videot ka. Ma teen reklaami ja videot, siis te näete, kuidas Karel võib olla pulvili muda sees või uued ketsid on muda sees. Peaks selleks tutikad valged ketsid laskma selle jaoks, et minna sinna muda sisse. Tutikad reksad ja ketsid. Ja valged kummikud, siis ma lähen muda sisse sinna. See off-roadi värk on ka põnev, vaata. Saab vintsida ja... vintsimisest rääkides, Pussil läks ka vints pätti. Me saime Startaxist uue vintsi. Sellega võib auto tõsta nüüd nii pidi üles marga. See on mingi 5000, mida see oli, LPS-i.
FPS-i või? Jaa, ei, 12 000 LPS-i hoopis, see on 5443 kilo ju. On õiged numbrid, mul silmi peta, on jah. No igal juhul see kast on juba nii raske, et ma ei jõua seda üksi tõsta, see vints kaalub mingi 40 kilo. Teagi, ega see teine vints ei on mingi vähem suur ju. Ega ei olnudki, siin on nagu terve see See on väike jurakas. See on ikka jurakas, jah. Aga ta ei ole ikkagi nii suur, jah. No natuke on kompaktsem. Ikka on ikka. Ei, ikka suur on. Out in. Aga ikka suur on, aga selles mõttes jah, et vanad ei ole nagu nii palju suurem, või on? Ei, no vanast on ta väiksem morst ikka. Aga vana on siin, jah? Jah, aga nagu... Ikka vana on ikkagi jah, selles mõttes on suurem. No kolakam. Mootor on seal ja ma isegi ostsin uue relee sellele. Aga ma ei tea, kas see relee läks katki või mitte ja siis ma mõtlesin, et Startax tegi nii hea pakkumise ja mõtlesin, et ma ütlen uue vintsi. Ja Taavi ütles, et ta tahab vana endale teeb korda. No ikka. Nii et ei ole vanaraua, ta on vanaraua lähedal, aga ma loodetavasti Taavi tuleb järgi. Ja rääkides ütlesid treenidest, kui rääkid pikaks läheb see video täna jälle. Vaat sellega on nagu kaput nüüd. Selle paneme siis nüüd oksjonile või? Ma remondin ära selle enam vähem. No trenniks ei ole mõtet nagu nii, ega see kukkus ka vastu sumpi ja nüüd ta on kujust väljas ja siin on augud sees, et kolme etapiga ikkagi täiesti banaan ja küpsis. Mitte midagi ei ole siit, et ongi siuke ornument. Tuleb uus või? No siia ma võin rääkida lugu jälle, no kuredi. Ma tulen tagasi. Tellisin mina siis ühest kohast selle stange. Siis öeldi, et seda konkreetset stanget ei ole, aga meil on need variandid pakkuda. Ma ütlesin, okei, võtan selle, et see näeb rääbakam välja. Ja siis ütlevad, eelmine stangel jumal ilus tuled ja kõigi asjadega, nagu paneks ka tänava autole külge. Aga ei, see stange maksa 120 eurot juurde. Ma 303 maksin juba. Maksa 120 juurde, ma ütlesin 400 mingi 23 eurot, ma küll stange eest ei maksa. Hüppake pommi, canceldan tehingu ära. Ja siis vana saatis mulle mingi chickeni pildi või. Mingi AI-ga tehtud. No päriselt. Ma ei tea, kas ta oli kogemata, aga faili nimi oli see stange, aga lihtsalt tuli kanapilt, mingi vend oli peegli eest teed mingi AI-ga. Ma ei tea, kas nad trollisid mind või ma vastasin ka neile, et oota, ma tahan refundi siis. No meil on kaks suurt naaberriigi firmat siin on. Üks on X-Tailist, teine on RRR. X-Tailist tegi seda pulli, vaata. Ja siis oligi see, et siis ma küsin, what's up with the chicken picture? Can I get refund? Ja kolm päeva pole vastust tulnud. Ja raha ka tagasi pole tulnud. Ja kõige parem on see, et siis ma vaatasin RR-ist seda stanget. Ma leidsin sama stange pildi järgi ülesse. Ja ma saan tellida selle 300 euro. Lihtsalt vanad tahtsid mind nöörida, et see vennal on nagu nii vaja seda hädasti. Me paneme nüüd talle veel maksaka, maksab 120 juurde ja põhjendus oli see, et transa ja ma ei tea, mis kõik ja see on kaugemal ja kui ma ütlesin, kuule, ei ole nõus. Nii et kohe ei saa uut stanget, ilmselt kulbiloos ikkagi Karl, jah. See peab küljes olema, kuidas hakkad föönitama ja uut vormi tegema, äkki saad mitu tükki neid teha siis. Ja rehvidest ka vaata, mis üle jäävad võistlustel. Nüüd sellega on ka tegelikult kõik huvitav lugu, et nagu osad rehvi ei tahaks, et no see on prügi. Aga see on täpselt niimoodi, et pro-klassi autol. Noh, kulbiloos ilmselt ühe ringi saaks kindlalt sõita, mingi teise raja peal võib-olla saab lõpus otsa. Et see rehvi raiskamine on ka siuke päris rõve. Ma riiulis olen siia kogunud 4 tükki. Nendega peaks saama 1,5 ringi sõita. Aga vaata, minema ka ei raatsi visata. Aga Arti pole käinud veel. Siis Arti toob uued, viib vanad. Meil on siuke servist vaata. Rehvipunkt, vampiiri sooduskood kehtib. Plakat toodi ka. Kuule, ma olin nii palju lobisend, Van Teik, et mul said sõnad otsa nüüd. Tahate ka veel midagi öelda? Lähme paneme kattile. Ei taha vist. No võt, liituge Patreoni ja memberitega ja saate, ma ei tea, topelt sisu on, aga teistsugust vabas vormis asja. Nii et, ting, liituge.